sa kuulad raadiot Star FM, hommikuprogramm käib täie hooga ja meil on külla tulnud järjekordne külaline, meil on külla tulnud SEB Balti divisjoni strateegia valdkonna juht Andra Altoa. Tere hommikust, Andra! Tere hommikust! Muljetavaldav ametinimetus muidugi peab tunnistama. Et töötõendil on siis hästi pikk siis amet kirjas ka või? No tegelikult on see veel isegi lühendatud ametinimetus, et sinna juurde kuulub ka kliendikogemuse valdkond ja andmevaldkond ja andmeteadus ja seal on veel igasuguseid huvitavaid lisandeid ametinimetusele. Mida sa igapäevaselt teed? Lähed hommikul kontorisse, istud arvuti taha ja tuled 8 tunni pärast majast välja ja sõidad koju? Nüüd koroona ajal olen istunud kodus, aga tõsi ta on, et päevad on pikad ja päevad on sisustatud väga erinevate valdkondade koosolekutega. Ja kuna ma olen olnud väga pikalt äriarenduses, siis me ikkagi räägime sellest, mis on järgmised arendused, mis me klientidele välja toome, kuidas neid prioritiseerida ja vaatame kliendi tagasisidet ja vaatame, kuidas uusi tooteid arendada. See on see töö, mis ma teen. Väga paljud Eesti inimesed ka seoses koroonaga on praegu ju kodus istunud ja mõndadel on tulnud ka häid ideid, kuidas siis ettevõtlusega alustada. Milline on, ütleme, kas või sinu kokkupuude just inimeste tagasiside osas, kui palju on selliseid vahvaid sähvakaid, et mida inimesed tahaksid tegema hakata? Kindlasti on iga kriis on selline mõnus keskkond, et uued ideed saaksid sündida ja ma arvan, et kui ma nüüd tulen ajujahi juurde, siis seal selliseid sähvatusi ikka tuleb ette ja vahest saab nalja ka ja vahest on päris tõsi taga, siin on olnud näidanud just nagu aeg, et nüüd taaskord on ettevõtete asutamine kasvuteel, on rohkem ettevõtteid ja need ettevõtted on targemad või nad on nagu intelligentsemates valdkondades. Et kui siiamaani oli Eestis ettevõtteid ligi 20-25 000 aastas ja nendest enam või suurem osa oli sellises lihtsates valdkondades nagu jaekaubandus või teenused, siis nüüd on liikunud digivaldkonna poole rohkem, IT poole, side poole rohkem. Nii et selles suhtes on see kriis meile hästi mõjunud. Mul on endal alati tundunud see, et kui aeg läheb edasi, siis seda uut äriideed on nagu aina raskem leida, et kuidas see statistika on, kas neid uusi äriideesid tuleb ka iga-aastaselt vähem või tegelikult on hoopis asi vastupidi? Ei, on olnud stabiilselt. Eesti ettevõtluskeskkond on ikkagi väga hea ja väga soodus ja lihtne. Küsige kelle iganes käest, kes tuleb siia, et on väga lihtne ju ettevõtet asutada ja see nivoo on seal kusagil 20-25 000 ettevõtte juures aastas, mis on ühe väikse Eesti linnakese suurus. Seal taga on samavõrra palju inimesi. Kas see on hea, et meil on lihtne teha ettevõtet? Absoluutselt. See on üks ettevõtluskeskkonna peamiseid selliseid indikaatoreid, mille järgi ettevõtluskeskkonda mõõdetakse, kui lihtne ühte ettevõtet asutada on. Mina tegin paar aastat tagasi ka ettevõtte ja see oli siis bambustoodete ettevõte ja ka nii-öelda see rohemõtlemine, mille nišš tuli tegelikult välismaalt ja 2 aastaga ma saavutasin Eesti turul tipu. Ehk et mis on need valdkonnad, mis ka praegu inimestele huvi pakuvad, et kus sa kindlasti võiksid kätt proovida? Lisaks sellele digile, mis sa nimetasid juba. Digi on ju nagu vahend millegi jaoks või tehnoloogia on ju vahend millegi saavutamiseks, aga tõepoolest sotsiaalne ettevõtlus on üks valdkond ja roheteemad. Et rohe on väga palju muidugi toetustega ja sellise riigipoolse rahaga või avaliku rahaga toetatud. Aga roheteemad, kas nüüd päris nagu rohetooted või siis see komponent, kuidas keskkonnasäästlik olla, on pea iga uue idee juures. Ja see on väga positiivne trend minu arust, et me nagu ikkagi mõtleme oma uut toodet arendades, me mõtleme, kuidas keskkonda paremini säästa. Kas see on Eesti lugu või üle maailma praegu selline suund? Ma arvan, et see on üle maailma trend, sest ikkagi kõik ju sellised suured trendid on globaalsed ja see roheteema on niivõrd valdav praegu. Aga ma tuleks korraks veel nende sotsiaalsete ettevõtete juurde või sellise sotsiaalse alatooniga ettevõtete, et on väga palju on ju tervishoiust, on tervisest, vaimsest tervisest,
on vananemisega seotud ideid, sest suur trend on ju see, et ühiskond vananeb ja teisest küljest need samad eakamad inimesed saavad digitargemaks, mis on väga huvitav, et kui keegi nüüd otsib mõnda äriideed, siis ma küll soovitaks vaadata sinna suunas, et kuidas meie emad-isad, vanaemad, vanaisad paremini hakkama saaksid tulevikus, võib-olla tulevikus pikema perioodi jooksul omapäi ja kuidas siis digitehnoloogiad võiksid seda nende hakkamasaamist aidata. Siit tuli praegu tasuta nõuanne. Aga miks sa arvad tasuta? Kes teab, palju me Andrele siin pappi maksame, et ta siia raadios tuleks ja mõne äriidee meile ikkagi siia eetrisse ka ütleks. Aga Andre, sa oled 13 aastat hinnanud ajujahi äriideesid ja sa ütlesid, et vahel saab nalja ka. Aga see inimene ju, kes oma äriideega ikkagi ajujahti tuleb, ega tema jaoks on ju asi naljas kaugel. Tema on ikkagi ju mõelnud, et tema tuleb nüüd ikka nagu suurepärase ideega, et millised on need võib-olla näited, mis on olnud selline 50-50, et inimene ise arvab, et väga äge, aga Andra vaatab siin oma kolleegide poiss, see ei ole ikkagi päris see. No, ma olen tuntud selle tsitaadi poolest, et see on ikkagi ainult papist maja. Et oli, väga palju tullakse selliste lihtsate lahendustega, aga see ei ole halb selles suhtes, et selline ettevõtlik meel on kõige tähtsam, et sa kogu aeg protsessid, kus see minu õige idee on ja selleks ju ajujaht ongi loodud, et see on arenguprogramm, millest saab siis samm-sammult edasi minna oma ideed arendada, et mitte kõik ei jõua finaali, aga kõik need saavad sealt midagi. Nojah, mina vaata loodan ka seda, et mul on võib-olla mingi mentori nõuanne sealt poolt tuleb, eks, et keegi suunab. Ja seal on ju väga tugev mentorite võrgustik. Ja mitte ainult ajujahis ei ole mentorite võrgustik, et kõiksugused häkatonid, kõiksugused kiirendid on väga hästi mentoritega toetatud ja mentori võib ka niisama võtta endale. No kuidas ma saan võtta? Mina nüüd tahan oma äriideed hakata siin laiendama. Kus ma leian omale hea mentori? Ma arvan, et sa võiksid vaadata ringi sellise pilguga, et milliseid üritusi on toimumas. Kui teed Facebooki lahti, vaatad ettevõtlus lööd mõned sõnad sisse ja leiad sealt väga huvitavaid valdkondlikke häketone, kõiksugu üritusi, kus just sinusugused inimesed siis käivad ringi ja sa leiad sealt endale head tiimikaaslased ja ilmselgelt on seal nende ürituste juures ka mentoreid, kes on valmis kaasa aitama. Kas on olnud näiteks ajujahis mõni niisugune idee ka, mis sa esimese hooga mõtled, et mis asja need siin ajavad, aga tegelikult on saanud edukaks? Ma toon selle, lihtsalt mul on väga eredalt meeles kogu Click and Grow lugu, sest ma olin kuidagi lähedal seal ja Mattias oli ise või on siiamaani väga särav inimene. Ma igaks üks ütlen, et see Click and Grow on selline ise kasvavad taimed, mida eriti hooldama ei pea. Ma saan aru, et sa paned selle sinna potti kasvama ja seal kõik see elu toimib nii, nagu ta peab toimima ja nad lihtsalt kasvavad sealt. Paned potile lihtsalt elektrijuhtme taha ja siis kõik toimib iseenesest. Okay. Aga miks see on selline näide, mida ma tooksin, on sellepärast, et Mattias tookord rääkis, et ta luges NASA raportit ja sealt sai siis idee, kuidas moodi, et kui taimi saab kasvatada kosmoses, siis tõenäoliselt on see taimekasvatus võimalik ära automatiseerida. Ja lihtsalt see lugu oli nii uskumatu. Nii kosmos. Ja nii kosmos. Et esialgu pani küll imestama, aga tegelikult on ta ju täna väga edukas ja ta võitis ajujahi vist 10-11 aastat tagasi. Nii et ma arvan, et siin on nagu üks asi on selline idee, teine on võib-olla see uudsuse komponent ja kolmas on ikkagi see, et kui särav sa ise oled ja kui hea tiimi sa endale taha saad. No kuule, siis kui ma alustasin küsimust, et lähed hommikul tööle, istud 8 tundi seal kontorilaua taga, siis mulle tundus nagu aga praegu ma saan ikkagi aru, et su töös on väga palju neid hetki, mis on ikkagi väga eredad, säravad ja nii-öelda maailma muutvad. Absoluutselt, et üks asi on see kogu see ettevõtlus ja ettevõtlusega alustamise suund, aga kui ma nüüd tulen oma enda töö juurde tagasi, siis me teeme iga päev väike startupi. Et kui me räägime ju arendusest, uute toodete arendamist, siis me peame sama protsessi läbi käima nii, nagu startupid käivad, et sa nagu oma ideed valideerid klientidega, saad aru, kuidas seda arendada, mis siis on need tehnoloogilised komponendid. Et selles suhtes on meil nagu iga päev üks startup teise järel. Kas sa pead vahel tegema kellelegi ka haiget, kui ma tulen oma väga rumala
ja mõttetu ideega ja sa saadad mu uksest välja ja ütled, ei ole veel selliseid vaja siia. Ma niimoodi kindlasti ei ütleks, ma ütleksin niimoodi, et too mulle mõni andmepunkt, mis tõestab, et sul on õigus, et see idee võib lennata. Ja kuidas seda siis nagu saab nagu tõestada, on ikkagi see, et mine räägi oma tulevaste klientidega. Et kui kliendid ütlevad, et ma tõepoolest olen valmis selle eest 10 eurot iga kuu maksma, siis on sellel jumet. Kui palju selline töö tekitab kiusatust, et geniaalne idee, mis lauale jõudis, ma teen selle hoopis ise ära, tühja see pank ja kontorilaud? Mul oma isiklikus karjäärist rääkides on nagu nii, et mul on olnud õnn iga 2-3 aasta tagant kuidagi sattuda järgmisesse sellisesse uude valdkonda, mis on olnud hästi rikastav ja see ei ole mulle andnud tegelikult võimalust nagu hüpet välja teha. Aga Nad hoiavad sind kavalalt. Ja. No, jah, võib-olla. Aga tõepoolest, et ega sellised huvitavad ideid ja inimesi, kes lähevad oma professionaalsest sellisest palgatöökarjäärist ettevõtluse suunas on ju väga palju. Et on tõesti neid, kes sellel samal hackathonil seisavad mõne täiesti tundmatu tiimi kõrval ja tunnevad, et see võiks olla see idee, millega mina just kaasa lähen. Nii et ma arvan, et see ei ole võimatu. Suur aitäh, Andra Altoa, et tulid meile külla. SEB Balti divisjoni strateegiavaldkonna juht oli siis meil külas, kellega SEB ettevõtlusminutitest saime siis rääkida äriideedest. SEB ettevõtlusminutid. Alusta päeva hea tujuga. Radio Star FM hommikuprogramm. Star